Miks mitte võtta üks päev või paar? Kas pole nii? Tuleb juba ette ära vabandada, et juttu tuleb vahelduseks ka tänapäevast. Väike kiire siseturismi suvine reisiblogi, mis nagu näha saab alguse hoopis talvest. Vimkaga asjad on need, mis panevad liigutama ja talvel pakkus elevust retk üle jäätee Kihnu, kus muidu käiakse uudistamas ikka peamiselt suvel. Seiklusest said osa ka televaatajad, kuid uus episood on puhtalt netireisukas, mille tegemine on raskem kui eeldasime. Ma ei oska sellist asja. Mis moodi see käib? Jõu, kraad ja kärsad. Tšekike seda biiti, kus meie oleme. Võtsid julgustusjooki või? Jaa. Sina teeme reisiblogi. Räägi nüüd. Räägi. Esimene episood. Sul rokaan ei ole. Lähed ikkagi eetrisse. Ta küll, jah. Ühesõnaga, kui te tahate teravat elamust, siis Läänemaal asub näiteks üks paik nimega Kullamaa, kus leidlik Airbnb tegija on torni otsa loonud muheda äraolemise. Me oleme mahuti otsas. Lägapütt oli see. Lägapütt. Võib-olla see on olnud sitahoidla, võib-olla on see olnud veehoidla. Mahuti, ei tea. Igal juhul. Siis tundub, et on veehoidla. Tundub nii. Nii. Asume Läänemaal, Kullamaa külas. Küla, asula, mida iganes. Enne selle paiga külastamist polnud õrna aimugi, et on olemas selline väike armas kohake nagu Kullamaa. Siin on ilus kirik, mis on rajatud 1208. aastal äkki oli midagi sellist. Ja seal oli see Vabadussõja monument. Ei, seal oli see sitapoti ja ausammas ka. Inside joke. Tegelikult ilgelt mõnus koht. Ainuke asi võib-olla, mis silma riivab, on need nõukaaegsed laohooned. Aga kui vaadata sinna poole, siis on hoopis ilusam ja looduslikum ja sealt tagant näeb päikeseloojangut ka ja tegelikult üks kõige ägedamaid kohti, kus Airbnb öö võtta endale Eestis ilmselt. Tegelikult ma arvan, et veel on lahedaid, aga see on kindlasti üks eksklusiivsemaid. Ja meile maksis siis öö muideks ainult 80 euri. Sel korral. Miks? Ma ei tea, minu meelest oli eelmine kord oli kallim, aga praegu oli, et hind praegu, ma ei tea, mingi mega madal ja nii edasi, et tegelikult selle raha eest on siin kõik olemas. Saun, vesi, muss, ma ei tea, isegi suupill on olemas, võid suupilli mängida sees õues ka. Ja, teeme siis intervjuu. Mis teile selle koha juures meeldib? Okei, te ilmselt mõtlete, et väga tüütu on üles-alla asju tassida, kuid ka sellele on mõeldud. Saabudes ootab all mahukas ämber, millesse viskate asjad, ronite redelist üles ning üleval on elektrilise vintsi juhtpult, millega saate asju üles vinnata. Tõsi, üles-alla ronimine nõuab tähelepanelikkust ning võib kõrguse kartlikele olla paras väljakutse, kuid pärast väikest pingutust ongi toredam penthouse'i nautida. Liialt ülemeelikuks katusel minna ei tohiks. Alla prantsatamine võib õhtule liiga kiire lõpu tuua. Koht on tore, aga kui sa arvad, et sa tuled siia ja sul on siin midagi ümber ka avastada, siis nagu tegelikult ei ole. Okei, see koht iseenesest on suhteliselt tühi, siin on tõesti üks ainus kirik, väga vaikne külapood on, mis on väga oluline kella 8 lahti, aga siin läheduses on tegelikult 40 kilomeetri kaugusel on Haapsalu, siit mingi 10 kiltsa oli mingi teine uhke mõisakompleks, tegelikult kes tahab väga rahulikku kohta, kus ööbida, tõesti rahulikku. Siin vaevalt, et keegi kollitama tuleb, et see on ideaalne paik ja nagu me lugesime sellest külaliste raamatust, siis hästi paljud välismaalased on siin käinud ja kiidavad ja käiakse ka talvel, et see ei ole ainult suvepleis. Ja käiakse korduvalt. Joo. Siin oli mitu inimest mitu korda käinud. Ühesõnaga kõik
kelle hoovis on taoline mahuti, sest teid on ju massiliselt, tehke ka enda mahuti otsa selline väike korterike. Jumala äge koht. Kuna Haapsalu asub lähedal, sai ette võetud ka see võrratu linn. Tuttavatelt kuuleb tihti, et Haapsalu jääb paljudel kuidagi kahe silma vahele ja pole üldse vähe neid, kes pole sinna elus kordagi jõudnud. Paik on aga tegelikult nautlemist väärt. Öömajaga vedas, võtsime südalinnas väga mõistliku hinnaga toa, kaunis taastatud puitmajas nimega Lahe maja. Ja oligi päris lahe. Toad on tõeliselt stiilsed ja kuigi toas telerit polnud, korvas selle alumise korruse õdus raamatukogu. Ideaalne aeglaseks puhkuseks. Majas hinnatakse vaikust ning eriti tore on hommikusöögilaud. Maja perenaine küsib personaalselt, kes mida tahab ja pakub siis head paremat. Haapsalu vanalinn on aga omaette maailm. Kuulus valge daam, imposantne linnuse kompleks ja igas suunas hargnevad vahvad puitmajad. Munakivitee servad on täis pikitud õdusaid kohvikuid ja baare, kus lihtsalt mõnus olla ja keha kinnitada. Kes otsib vähe teistsuguseid elamusi? Linna külje all laiub endine Nõukogude lennuväe Kiltsi lennuväli. Kui võrrelda seda teise mastaapse külma sõjaaegse objekti Tartu Raadi sõjaväe lennuväljaga, on Kiltsi oluliselt paremini säilinud. Sinna pole kinnisvara arendajate aplad sõrmed veel jõudnud. Seega, kes asjast huvitatud, paigast saab edukalt ette kujutada, millist elu seal elati. Turismiobjektina võiks sinna vabalt keegi väikese teemapargi rajada. Lennuväljale viiva tee serva jäävad Ungru lossi varemed. Vaatamist oleks rohkem, kui 60-ndatel poleks punaväelased osa varemeist lennuraja täiteks tassinud. Kui hoolikalt otsida, võib lossi seintelt leida Punaarmees aega teeninute nimesid ja kuupäevi. Selline sai meie elu esimene reisiblogi väikesest retkest, mis peaks iga ühele olema vaid kättevõtmise asi. Edu!